Tervist kõigile riistvarahuvilistele! Tänases video ülevaates vaatame siis lõpuks ära sellise videokaardi nagu GTX 560 Ti. Ja nagu näha võite, siis olen hankinud endale sellise Asuse variandi, mis on siis Direct CU2 jahutusega. Ja maksab umbes 230–240 eurot. Võrreldes siis kõige odavama GTX 560 Ti'ga on siis hinnavahe umbes 40 eurot, et selline kõige odavam 560 Ti kaart default jahutusega maksab umbes 190 eurot kuni 200 eurot. Ja võtsin siis just CU2 jahutusega endale need kaardid, mis siis huvitaval kombel on dual slot jahutusega. Kui siis mõni teab, siis GTX 570 Ti, mis on samasuguse jahutusega, on 3-slotiline, mida ma hetkel ise üritan endale sebida. Aga peaks mainima, et see jahutus on üsnagi hea, jahutab väga hästi, väga vaiksed kaardid, põhimõtteliselt hääletud, et keda huvitab vaikus väga, siis julgen soovitada. Samuti testisin ma ka Gigabyte'i täpselt samasuguse kaarte, 560 Ti variante. Ja eelmine ülevaade oli siis mul GTX 560 Gigabyte'i oma, kus ma just kiitsin seda jahutust, kui Ti variant oli suhteliselt lärmaka jahutusega. Ja kui võrrelda nüüd selle Direct CU2 jahutusega, siis jah, et käed maas Asus kindlasti parem. Mida ma siis veel tahaksin rääkida sellest kaardist enne, kui me neid andmeid vaatama hakkame ja enne kui vaatame, mida üldse kaardis kaasa saame, kas kaart tuleb üldse kaardiga kaasa või ei tule. Et ehitatud disaini poolt on siis see Asuse variant natukene teistmoodi kui need kõik teised kaardid siis, kõik teised GeForce 560 Ti kaardid. Et Asus on siis teinud enda spetsiifilise disaini sellele, et oleks parem jahutus, osad komponendid ei kuumeneks nii palju üle ja nii edasi, et üsna palju on muudetud ning muidugi ka jahutus siis, et ülimalt palju on igasuguseid pisikesi radikaid siin, mäludel ei ole, aga just siis voolu regulaatoritele on siis pandud väga kenad jahutused. Kui siis natukene võib-olla siin midagi miinustest rääkida selle jahutuse poolel, et võiks olla vasest, et on siis alumiiniumid siin kasutatud, mis ei ole just kõige parem selline sooja juhtija, kuid jah, et kui nad teeksid veel ühe variandi, siis äkki vasest, kuid võib-olla ilmselt see oleks hinna veelgi kõrgemale viinud, et võib-olla sellepärast nad ei kasutanud siis vaske. Aga igal juhul vaatame hetkel üle, millised on selle kaardi andmed ning mis tuleb kaardiga kaasa ja siis räägin natukene rohkem veel sellest kaardist. Asus GTX 560 Ti tuleb Direct CU2 jahutusega, mis on kuni 20% jahedam kui 560 Ti tavajahutus. Vooluse 560 Ti kuni 170 vatti ning kuna PCI Expressi siin suudab väljastada vaid 75 vatti, siis tähendab see seda, et kaart peab lisajõudu tarbima läbi 2 6-pinnilise power connectori kaudu. Iga pinn annab 12,5 vatti lisavoolu. Kaardile on ka paigutatud 1 GB GDDR5 mälu, mis töötab 4000 MHz taksisagedusel. Tuum on ehitatud aga 40 nanomeetrise tehnoloogia peal ning see jookseb kiirusel 822 MHz. Asuse kaardile on paigutatud ka 2 TVI-pesa ning 1 mini HDMI. SLI juurde pöördudes leiame eest ühe SLI-pesa, mis tähendab, et saate kasutada maksimum 2 kaarti SLI-s. Kui soovite aga 3 kaarti korraga SLI-s kasutada, siis seda 560 ja 560 Ti ei toeta, kuid 448 shaderiga 560 Ti toetab, kuna kaart on ehitatud täpselt sama PCB-ga nagu GTX 570. Nii, nüüd kui seda nägite siis ära, mis selle kaardiga kõik kaasa tuleb,
ja mida see kaart endas pakub nii riistvaraliselt kui ka siis jahutuse poole pealt, siis tahaksin mainida ära, et seda T-varianti on olemas tegelikult 2 versiooni. Ehk siis üldse neid GTX 560 kaarte on suhteliselt palju juba. SE variant, mis on just 20 eurot odavam kui tavaline GTX 560, siis tuleb GTX 560, siis tuleb 560 Ti, mis mul praegu käes on, ning siis tuleb veel üks 560 Ti, mis on siis veel parem kui see. Aga kuidas neid kõiki eristada siis? Tähendab, GTX 560, jätame SE variandi välja, sellest jumala hoidku, ärge ostku seda lihtsalt. Aga GTX 560 ja GTX 560 Ti, mis mul siin käes on, ning üks veel parem Ti variant, põhiliselt eristab seda siis just shaderite arv. Ja kui GTX 560 oli 336 shaderit, siis 560 Til on 384 shaderit. Ja kui võtta siis järgmine Ti variant, siis sellel on 448 shaderit, ehk siis juba üsna lähedal GTX 570-le. Ja siis selle 448 kore või siis shaderiga variant ongi üsna sarnane kiiruselt juba GTX 570 kaardile, kuid liigub teda üsna vähe ja hind, ma ei tea, kas nüüd on nii palju just odavam, et tasuks võtta just see 448 korene või shaderine variant siis kaardist või siis panna natukene juurde ja võtta juba 570 kaart. Aga siis sellel hetkel on siis 384 shaderit versus siis tavalise GTX 560-ga, millel on 336. Samuti siis mäluriba laius või siis siini laius on siis mõlemal GTX 560 kui GTX 560 Til, mis mul praegu käes on siis 256 bitti. Ja siis selle 448 korrasel on 320 bitti. Ehk siis sealt tuleb veel väike erinevus. Ja võib-olla kõige väiksem erinevus tuleb siis ka muidugi siis baastaktilt ehk siis GPU taktilt, mis on siis GTX 560 822, ei, see oli, ma vaatan, 810 MHz ja sellel on siis 822 MHz ning 448 korral on kõigest tegelikult 732 MHz, kui ma eksin. Et tegelikult see GPU takt ei oma tegelikult väga suurt tähtsust, et ärge vaadake selle takti kiiruse järgi, et vaadake pigem, kuidas kaart toimib, shaderite arvu ja sükst asja, et see takt on seinast seina, et osadel väga odavatel kaardidel on 1000 MHz, aga tegelikult täiesti aeglased kaardid, et kõik oleneb, kuidas on kaart ehitatud. Igal juhul sellised erinevused on siis nendel 3 kaardil 560, 560 Til ja 560 Ti 448 kore. Aga selles ülevaates on siis mul käsil see Direct CU 2 jaotusega Asuse 560 ja mis on ikka, ma tean, et te tahate näha, kuidas see kaart siis toimis mängudes. Ja enne kui ma asun võib-olla selle nende testide näitamisel teile, et kiire sõnaga ütlen, et kui 560 kaardid SLI-s olid, jooksis, nagu te tahate teada, Battlefield 3 kiirust, jooksis täitsa normaalselt. Kui panin 560 Tiid sisse, jooksis ta ütlema nii, et väga hästi. Ja siis võib-olla ma 560 ülevaates juba seda ütlesin, et 570 kaartidega oli siis täiesti nagu siit puhas. Nagu ma praegu kasutan ja praegu mängin siis PS3. Et kui teil on valida kas 560 või 560 Ti, siis ma praegu julgen öelda teile, et minge 560 Ti poole. Aga hetkel siis siin on GTX 560 Ti ülevaate testi tulemused.
Ja loodetavasti jäite siis nüüd nende testide tulemustega rahule, kui teil just see kaart plaanis osta on siis. Et mida ma siin lõpetuseks oskaksin öelda siis selle 560 Ti kaardi kohta. Hetkel julgen kindlalt väita, et kõige parem ost, mida teha saate. Ei ole teil vaja hetkel raha panna GTX 680 alla või HD 7970 kaardile. Et säästke sellest natuke ennast ja ostke üks või siis kaks sellist kaarti vastavalt enda vajadustele. Et kui te ühest jääb puudu, tunnete, et Crysis on FPS madal, võtke teine juurde kohe ja Crysis on FPS 2 korda parem. Et kaks väga head kaarti, väga normaalsete hindadega ja need Asuse Direct CO2 jahutused on veel überhead, nii et kui midagi soovitada, siis kindlasti neid Asuse variante. Ja ega mul rohkem ei olegi midagi öelda, et kaart on üsna hea. Kui teil on SLI toetav emaplaat, siis ostke 2 tükki. Kui teil ei ole, ostke 1 ja uuendage enda emaplaat ära kiiresti, et saaksite siis 2 osta. Et sellised videokaardid lähitulevikus nüüd üritan teha millestki tibakene võimsamast ülevaate. Ja plaanis on ka tuua teieni üks sihukene overclockingu õpetus ja midagi naljakat samuti, mida ma siis üritan teieni tuua võimalikult ruttu, aga kõik seisneb selle taga, et millised jupid ma saan ja üldse, kuidas inimestel ajaga on, et minul endal võib aega olla, aga siis mõne teise inimesel ei ole ja ma ei saa ühte väga huvitavat videot teieni tuua. Aga plaanis on mul midagi väga huvitavat, vägevat ja väga naljakat. Et hetkel siis, mis on ikka, näeme üsna peatselt järgmistes videotes taas. Hetkel nägemist!